Täna on tulnud Türi linna silti kandma toonase Türi ühe linnapea Ants Viirma poeg Jaan Viirma. Halloo, siin Tallinn, Tartu, Türi. Niisugune uhke kutsung kostus aastaid enne seda Eesti eetris. Türi raadiosaatejaam oli aastail 1937 kuni 1941 töötanud riigi ringhäälingu kesklaine saatjana. 20. sajandi algul oli Eesti raadiojaamade kuuldavus halva asukoha ja väikese võimsuse tõttu kehv. Seepärast otsustati rajada uus oma aja moodsaima saatemastiga saatejaam Eestis geograafilise keskpunkti lähedale Türile. 21. juulil 1935 saabus riigi ringhäälingu tehniline meeskond Türile koos vajalike seadmetega, mis seati üles linna heinamaale. Ehitustööd Türil algasid 1936. aasta suvel ja masti panid kokku inglasest insener Wallace, eestlasest Paul Allas, Johannes Rohtla ja iirlasest Vinci motorist Sutherland. Neid abistas kümmekond kohalikku Türi meest. Masti kõrgus koos raudbetonist jalgadega oli 196,6 meetrit ja see oli sel ajal kõrgeim ehtis Balti riikides ja Põhjamaades ning kõrgeim seda tüüpi mast kogu maailmas. Saated valmisid Tallinnas ning jõudsid Türi saatejaama telefoniliini pidi. Regulaarset tööd alustas Türi saatja 18. detsembril 1937 kutsungiga Halloo, siin Tallinn, Tartu, Türi. 1941. aasta suvel aga tulid Läti kütipulgud ja vastavalt stalinistlikule põletatud maa taktikale lasti õhku nii Türi raadiojaam kui ka paberivabrik. Vabadussõjalaste liikumine. Pärast vabadussõja lõppu moodustati Eestis demobiliseeritud sõdurite liit, mis pidi kaitsma sõdurite huve. Aastal 1926 reorganiseeriti organisatsioon Tallinnas Vabadussõjalaste liiduks. Niisugused liidud moodustusid sõjajärgsetel aastatel ka teistes linnades. Tugevat keskvõimu toetavate meeleolude toimel kerkis 1929. aastal poliitilisele areenile paremradikaalne liikumine Eesti Vabadussõjalaste Keskliit ehk rahvapärase nimetusega Vapsid, mis üldise kriisi süvenedes asus ründama Eesti riiklikku korda ja valitsuse tegevust. 1940 Nõukogude okupatsioonivägede saabumine. Senise elukorralduse ja osalt ka majandusliku struktuuri segipaiskamine algas nii, nagu Eestis 1940. aasta suvel koos Nõukogude okupatsioonivägede tulekuga. Ka Türil vahetati välja senised omavalitsuse juhid, linnaametnikud, likvideeriti mitmesugused organisatsioonid ja rahva omaalgatuslikud ettevõtmised. Seati sisse parteiline karm kontroll kõigi eluavalduste üle. Türil alustas tegevust NKVD, kus ülekuulamisel ka minu isa käis ja järgnesid esimesed arreteerimised, millest minu isa õnneks pääses. Juuni küüditamine. Suurim vapustus tabas aga linlasi 14. juunil, mil üle Baltikumilise küüditamisaktsiooni tulemusena deporteeriti oma kodudest 58 türilast. Nende seas oli omariiklus aastail riigivõimuga mingil kombel seotud isikuid, aga ka tavakodanikke. Kõik vahistatud viidi autodel läbi Paide, Kiltsi raudteejaama, kus perekonnapead eraldati peredest. Küüditatud türilased paisati väiksemate gruppidena laiali üle terve Venemaa. – 1941 hävitatud Türi.
1941. aasta kujunes Türi linna jaoks kõige süngemaks ja hävingurohkemaks kogu senise ajaloo vältel. 8 päeva pärast küüditamist oli puhkenud Nõukogude-Saksa sõda, võeti Türil vastu segaste tunnetega. Head ei olnud oodata ei Saksa, ei Vene poolt. Lähenevad rindevõitlused, ettevõtete seiskamised, tööstuse minimeerimine, plahvatused, ärevus, Türi raadiomasti saatejaama hoone õhkamine. Linnas toimusid ulatuslikud riisumised, õhku lasti raudteesild, õhku lasti paberivabrik ja nõnda edasi. Peale õhku lastud tööstusettevõtete hävisid lahingutegevuse käigus ka paljud elamud. Türi kiriku tornikiiver hävis 21. juulil 1941 sakslaste tulistatud mõrsust, kuna seal asus Vene sõjaväe vaatluspunkt. Türi lähedal oli 1941. suvel ühed ägedamad lahingud kogu Eestis. Suurimaks kahjuks sel hirmsal sõja ajal sai aga paljude türilaste langemine. Tundub, et inimesed jäävad küüditamata. ...1950. 26. septembril 1950 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium vastu seaduse, millega muudeti endine halduskorraldus ning likvideeriti maakonnad ja vallad. Moodustati 39 maarajooni. Türist sai rajooni keskus, Türi rajooni kuulus 13 Türi ümbruskonnas moodustati hoogsalt, tähendab sunniviisiliselt kolhoose. Pärast aastaid ei julgunud enam keegi vastu astuda ühismajandisse astumisele. Kolhoosi kui majandusüksuse peamine ülesanne oli täita riiklik plaan ning müüa riigile kehtestatud hindadega põllumajandustooteid. Plaani täitmise eest vastutas kolhoosi juhtkond eesotsas esimehega. Plaani kordava mittetäitmise puhul rakendati repressiivseid abinõusid. See tähendas viidi lühiajaliselt üle madalamale ametkonnale. Veidi hiljem sai tavaliselt kõrgema ametikoha. Meie eest pöörduvad nõukogudeaegsed iseloomulikud masinad. Siin me näeme Belarussi. Muidugi oli kasutusel ka hobune koos sittlaudadega. Vanker, see on töövanker sõnnikuveoks. Sõnnikuvedu oli väga oluline tegevus, sest sellest sõltus ju saagikus. Sõnniku vankri pealt maha tõmbamiseks kasutati spetsiaalset harki. Nii, aga see on nüüd kass 51. Kolhoosides levinud auto, millega tehti enamustöid. Veeti heina, kartulit, teravilja, jõusööte, puid, ehitusmaterjali, loomi. Tänan kastis kartulivõtjad, kelle töökus on kiiduväärne. Aplaus! Lisaks on nad ka väga aktiivsed ja eesrindlikud isetegevuslased ja tänagi esitavad nad kolhoosi tantsud.
mitte mootorite valik oli lai, no tõsi, mitte väga. Minsk 125, järgmine peale sääreväristajat, olen ise sellega sõitnud, aga uhke oli. Kabrovet 175. Aitäh viiskude tantsule! Siis oli seal veel Java 350, selleaegne imeratas. Ja külgkorviga mootorrattad ka 750 loomaarstile, kes siis vastavalt korvis ravimid vedama pidi. Peamehaanik kolhoosis sõitis juba Pobedaga. Aga esimees, kolhoosi esimees, tema sõidab Volgaga. Uhked nõukogude masinad kõik. Daamide juuksetööstus, see ei ole küll nõukogude ajast. Türi aiandus- ja mesindusselts ning tuntud Türi lillelaat. Türi kultuurimaja. Juuksur, apteek, lasteaiad, koolid, raamatukogu ja palju muud. Paide rajooni ETKVI, elame teiste kulul väga lõbusalt. See on meil leiva tootmiskoondis Standard. Leivaveoks kasutati linnas ka kolmerattalist rollerit Muravei, mille kasti oli ehitatud furgoon leiva vedamiseks. Vaat niisugune oli Muravei. Mis täitis kogu Türi värske leivalõhnaga. Ja nüüd, kallid sõbrad, taas iseseisvumine, perestroika. Nõukogude Liidu riigipea Mihhail Gorbatšov tegi algatust riigi reformimiseks 1980. aastate teisel poolel ja see viis lõpuks Nõukogude Liidu lagunemisele. 1985. aasta Gorbatšovi võimule tulekaga alanud perestroika ei leidnud Eestis esialgu ulatuslikku vastukaja ja sisepoliitiline olukord Eesti NSV-s hakkas muutuma alles 86. aasta lõpuks, kui avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus. Rahvas tunnetas üle ühtekuuluvuse jõudu ning sundis protestidega niinimetatud fosforiidisõjaga ametkondi kaevanduse rajamisest loobuma. Seista Moskvas Eesti huvide eest. Septembris korraldati rahvarinde eestvedamise lauluväljakul massiüritus Eestimaa laul, millest võttis osa ligi 300 000 inimest. Sellel üritusel kõlas laia avalikkuse ees ka üleskutse oma riikluse taastamiseks, jätkus rahva ajaloomälu taastamine. Balti Gate. Suhetes keskvõimuga muutus järjest olulisemaks Molotov-Ribbentropi paktile õigusliku hinnangu andmine. Moskvale surve avaldamiseks korraldasid Baltikumi rahvarinded 23. augustil 1989 enneolematud protestiaktsiooni. Moodustati katkematu inimkett Tallinnast Vilniuseni. Balti Gate 660 kilomeetrit, 200 miljonit osavõtjat. Aitas teadvustada Baltikumi probleeme rahvusvahelisel areenil. 1989. aasta lõpul tunnistati Moskvas lõpuks salaprotokollide olemasolu ning mõisteti need õigustühiseks. Balti Gate läbis ka Türi linna. Ja nüüd Türi linnavalitsus 1990. Kõige ees saabub Aasa Teo.
kes tegi siia laulava taha ilusa järve, kust saab ka hüppetornist alla hüpata, kus olen minagi hüpanud. Vaat on üks tubli mees. Türi linn sai omavalitsuse staatuse 20. detsembril 1990. See tähendab, et linna hakkas juhtima demokraatlikult valitud volikogu, 15 liiget ja linnavalitsus. Linna asutused, koolid, lasteaiad, raamatukogud, kultuur, kommunaal ja nii tulid linna alluvusse. Linnal tekkis oma eelarve, linnavalitsus oli 5-liikmeline. Linnasekretär Margit Lugna, ehitus, heakord Enn Mäger, sotsiaalkultuur, haridus Kaarel Aluoja, eelarve, majandus Tähve Milk ja üldjuhtimine oli Teo Aasa õlul. Toimus Türil oluline pööre, Türi sai oma muusikakooli. Ja nüüd väga tähtis asutus Edela raudtee, mis ühendab Viljandit, Türit, Tallinnat. Ohoo! Kosja voor! 2005. aastal läks Türi linn Kosja ehk sõlmis ühise liidu Oisu, Kabala ning Türi vallaga loodi üks ühine Türi vald. Abielu kestab siiani. 1918. aastal liitusid Türi vallaga Käru ja Väätsa. Tänane Türi vald on kahe ühinemise järgselt endiselt Türi linna, Oisu, Kabala, Käru, Türi ja Väätsa valla õigusjärglane, kandes edasi endiste omavalitsuste häid traditsioone ja edendades kohalikku elukeskkonda. Pindala on meil 1872 ruutkilomeetrit. Vallakeskus Türi, asutusüksusi, üks vallasisene linn, 53 küla ja 4 alevikku. Valla olulistemaks huviväärsuseks külastuskohtadeks on Eesti Ringhäälingu muuseum, Türi elamuspark, Eesti jalgrattamuuseum, Türi Püha Martini kirik, raadiosaatjajaama asukoht Türil, raudteesõlm, jaamahoone, veetorn Türil ja jaamahoone Käreveres, endised mõisahooned, pargid, mitmed mälestusmärgid ja kivid tuntud inimestele, sündmustele, looduslikud kivid, ränderahnud, veekogud, kivikalmed, loodusmaastikud ja veel palju muud huvitavat. Vaatamisväärsusteks on nii vallakeskus Türi linn oma ilusate koduaedade, parkide, hooldatud puiesteede ja tehisjärvega, kui ka valla erinevad piirkonnad. Märkimisväärsed on traditsioonilised suurüritused nagu Lillelaat, Kevadfestival, Kortermaja festival, Kevadpealinna üritused, motokrossi võistlusi Kihlis, Kabala laulupäev, Kärujärve päev ning 10 erinäolisi kultuurisündmusi. Vaba aja veetmise võimalusi on vallas palju, oma teenuseid pakuvad mitmed majutusasutused, spordirajatised ja matkarajad. Täna on pika ajalooga Türist saanud suur vald, kuid linn ei ole kuhugi kadunud ja kõige lõpetuseks sobivad just hetkel kõlava laulu sõnad. Türi on see paik. Tuleb laul? Ei tule. Kas on orkestri? Ja meie rongkäik on jõudnud orkestrini. Orkester Türi, keda juhatab Ants Oidekivi.
põhikool ja Türi lasteaed. Laukakool. Türi Kaitseliidu Järva malev. Täiendus Türi pritsimeestele. Türi vabatahtlik tuletõrjeühing. Siin on ilus aimane ilmamaailm, tuli äratab sind laste vihmapiil. Kallid kaaslinlased, meie ajalooline rännak Türil on jõudnud lõpusirgele, aga pidupäev pole kindlasti mitte läbi. Mõne aja pärast kõlab siinsamas veel tantsumuusika ansambli Gourmet Duo Plus, aga seni võtke end lihtsalt hästi. Võimalus on vaadata näitusi vana ja uus tehnika laulaval kirikuparklas Kungla tänaval. Vaatajate ette on üles seatud osa viimaste aastate Türi vallas kasutatavast tehnikast. Kaitseliit, Nõukogude Liidus ja Venemaal valmistatud soomastransport GTR ja Türi Talunike Liidu poolt tulnud kaetraktoriga algusaegadest Belarus ja uue traktor Valtra. Türi Talunike Liit loodi 1993. aastal lahkulöömisena Järvamaa taluliidust, et seista tõhusamalt piirkonna talunike eest. Alustati taludes Vene tehnikaga ehk Belarussidega ja välisabiga saadud haakeriistadega ning mõne hektari maa ja paari lehmaga. Praegu on suurematel taludel põldu sadade hektaritega ja maad haritakse kaasaegse tehnikaga ja võimsate traktorite ning karjas on loomi sadades. Kui algusaastatel lähenes taluliidu liikmete arv 100-ni, siis praeguseks on liikmeid poole vähem, aga haritav maa ja loomade arv talude lautades on kokkuvõttes kasvanud. Eelistage eestimaist ja oma piirkonna talude toodangut, kallid sõbrad. Baltic Agro, John Deere. Marek Puit, tänapäevane metsaauto. Alliku Grupp, treilerveod, treiler Türi metsakombinaadis kasutatud nõukogude aegne metsaväe väljaveed traktor koos saateautoga. Treileri pikkus on 30 meetrit. Türi päästekomando, Järvamaa ainuke veepäästevõimekusega komando. Käru tuletõrje selts, Scania, paakauto. Ja Türi vabatahtlik tuletõrjeühing, Väätsa ja Oisu komandod. Ja lisaks Aveliinus Tõnissoni näitus siinsamas lauluväljakul. Ja päevapiltnik ootab päriselt pildistamisele, et jäädvustada tänane päev ajalugu ja need fotod säilitatakse järgmiseks 100 aastaks Türi muuseumis. Kallid kaaslinlased, kõike head. Ning külastage kohvikut kindlasti. Elagu Eesti, elagu Türi! Elagu Heino Seljamaa! Ja Andres Tabur.
las tulla kõntsa korjama siis selle palga eest. Aitäh! Я, конечно, никакой там кукольник и никакой там стар, звезда. На самом деле я, дорогие мои, цыганский певец Николай Сличенко. Оба мы из тюрьмы. Я ворую лошадей, а ты воруешь гражданство. Раз, еще раз, еще много раз, еще раз, еще много раз. Эй, хопа, эй, хоп, хоп, эй, хопа, хоп, хоп, хоп. Все. Ma ei saa, ma pean nüüd Toomasele nägu tegema. Yeah. Kes veel muinasjutte usub, vanu laule tunneb peast, seda kuulatagi tasub suurest kui ka väikesest peast. Juba palju varem, tublid ja uskusitegi, et tuleb, jah? Igal juhul, mu daamid ja härrad, Louis Armstrong! I'm laid on you day, no. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm laid on you day, no. Down by the riverside, study and wonder more. Come on. Thank you. You make me study one about, study one about, study one more. You make me study.
much. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt küll, tuleb kindlalt küll. Möödusid aastad suureks said, küsisin õrnalt armsamalt ma. Kas palju õnne ootamas meid, armsam mulle vastas vaid. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kas ometi see, mis peab, tuleb kindlalt küll. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt küll, tuleb kindlalt küll. Nüüd, kus mul endal lapsed on, küsivad nemad, mis ootab meid. Kas on meil elu rõõmus ja hea, mina siis vastan neil. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt küll. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt küll, tuleb kindlalt küll, tuleb kindlalt küll. Super!